Tere! Minu nimi on Oliver Kumberg ja te vaatate saadet Meie inimesed. Täna on meil külas kooliks andekamat filmimehi Jesper Roon. Tere Jesper! Tere, tere! Räägi, kaua tegelenud filmindusega ja kus see huvi üldse tuli? Ma julgen väita, et ma olen filmindusega tegelenud 5 aastat. Aga 5 aastat tagasi oli ta pigem selliste noorte, väikeste 12-aastaste poiste lolluste üles siis filmimine. See oli minu jaoks filmindus too hetk, aga filminduse kui sellise ma avastasin enda jaoks 11. klassis. Et meediatund hakkas mulle rohkem huvi pakkuma ja sealt ma avastasin ka väikse kire filminduse vastu. Et noh, ma just tegin ka seda sama saadet, mida sina täna siin teed, kuid selliseid väiksemaid videosid sai tehtud juba üsna väiksest. No ma arvan, et alles nüüd ma olen enda jaoks nagu leidnud selle tee. Mis sa siiani filmi valdkonnas teinud oled? Ma olen teinud umbes 7 sellist projekti, ühe täispika lühifilmi. Siis on teinud palju videosid, mis küll esmapilgul ei tundu kui filmid, aga kuna nad sisaldavad ennast lugu ja annavad tegelikult ka kindlasti 4 minutit täis, siis nad on ikkagi isegi lühifilmid. Et umbes 7-8 sellist väikseprojekti ma olen teinud. Kas sul on ka praegu midagi käsil? Konkreetselt ma hetkel praegu ei filmi midagi, aga mul käib pigem selline eeltöö, et augustis ma tahaksin ühe lühifilmi filmimisega alustada. Aga praegu käib pigem selline veel mõttestaadiumis on ta ja eks ole asju juba paberidega kirja pandud, aga augustis kindlasti. Räägi, mis sa arvad, millal võiksime näha su esimest šedöövrit kinoekraanidel? Kui ma ütlen sulle 5 aasta pärast, siis ma valetan. Aga kui ma ütlen sulle 10 aasta pärast, siis on see võimalik. Kui ma 10 aasta pärast esimest filmi kinolavale saadaksin, siis ma oleksin väga-väga noor režissöör, mis Eesti filmimaastikul on nüüd juba üha sagedasem nähtus, kuid muidu üsna harv nähtus. Kuid ma arvan, et see oleks väga kõva sõna, kui 10 aasta pärast võiks minu filmi näha. Kui juba kinoteemade läksime, siis räägi, mis on su lemmikfilm? Minu lemmikfilm on vaieldamatult Christopher Nolani Interstellar või Inception, mis on mõlemad väga head filmid. Miks just need filmid? Ennekõike need on filmid, mida ma suudan vaadata 10 kordi, ilma et mul hakkaks igav ja ilma et nad mind ei üllataks millega. Ja Interstellar, tunnistan üles, on vist esimene film, mis ka minul mehena pisara silmalõgust selle tiris. Nad on vaieldamatult kuidagi sellised, nad on väga pikad filmid, aga hetkekski, minutikski, sekundikski ei hakka mul neid vaadates igav. Ma tean, et sa oled ka ülikoolis läbinud juba filmialaseid kursusi. Kuhu on plaanid edasi suunduda? Kuna need kursused toimusid Balti Film- ja Meediakoolis, siis ma arvan, et ka selle ülikooliga tahan ennast kunagi siduda. Et kindlasti need kursused tulid abiks ja kinnitasid mulle endale, et ma arvan, et see tulevane valik on väga õige. Kui ma tahaksin hakata ise filmi tegema, mis oleks põhilised asjad, mida peaksin meeles pidama? Ei tohi alla anda. Isegi kui su idee tundub täiesti mõttetu ja neme, aga see on sinu jaoks midagi, mis sind köidab, siis kindlasti tee see ära. Mida suurem on sinu eeltöö, seda lihtsam on sul see film ka lõpuks korda saata. Ühesõnaga kõva eeltöö ja ära on alla jumala eest. Pane lõpuni välja, isegi kui see tulemus oli see, mida sa oma visioonis nägid, siis tead, et see ikkagi tegib midagi ning sa arend läbi selle. Kindlasti ei tohiks keegi arvata, et ta ei saa sellega hakkama. Kindlasti võtke ennast kokku ja tehke ära. Ma olen näinud ühte Decora reklaamklippi, mis on sinu produtseeritud. Kas saab väita, et filmine on ka väikest viisi sinu elukutseks saanud? Seda saab väita absoluutselt. Ma olen üks nendest õnnelikest, kelle hobist on täna saanud tema töö. Ning ma loodan, et mul on ka tulevikus sellega tegeleda, absoluutselt ka tööna. Kuna ma lähen ka ilmselt edasi õppima seda eriala, siis ma loodan, et uute teadmistega ma saan veel suurema projekti tööta võtta. Aga mul oleks üks küsimus ka gümnaasiumi kohta.
kes on olnud sinu suunaja või kes on olnud eeskujuks selle 3 aasta jooksul gümnaasiumis? Meil on gümnaasiumis väga palju õpetajaid, väga palju inimesi, kes meid proovivad juhendada ja suunata, aga vaieldamatult minu jaoks kõige suurem juhendaja on ikkagi minu meediaõpetaja Riho Rosin, tänu kellele ma väikest viisi käigu selle kire leidsin filminduse vastu, kes meedias ikkagi proovis mind siia poole suunata, kuigi suurem osa suunamisest ma lõpuks tegin ise. Et Riho ei andnud alla minu suhtes, kuigi ma enda meelest olin üsna siuke, mitte just kõige õpihimulisem meedia valdkonnas, aga õnneks läks kõik hästi. Lõpetuseks tahakski küsida, et kus sa näed ennast 3 aasta pärast? 3 aasta pärast ma näeksin kõige paremas perspektiivis ennast Balti Filmi- ja Meediakooli teisel kursusel omandamas operaatori või siis režissööri teadmisi ja eriala. Aitäh, et saatesse tulid. Kohtume 3 aasta pärast. Tänan kutsumast.